Maia Kaate välja taga sõnum. Minu lugupeetud kuulajad, kellega olen kohtunud aastaid ja püüdnud teile edastada vaimse maailma tõdesid teoorias. Kuna maailm on praegu uue ajastu alguses, see tähendab ülemineku ajajärgus, siis on tungiv vajadus ka inimestel rakendada uusi arusaamu ja tõdesid. Seni oli aeg, kui te talletasite teooriad ja vaiksel viisil rakendasite kuuldut, siis nüüd on see aeg, kus te teete sisemise otsuse ja lähete üle aktiivsele tegutsemisele. Maailmas oli ja on see kirjas, et see aeg tuleb, aga ei teadnud aastat, millal see saab toimuma. 17. detsember 2019 on arusaama järgi alguse aeg, aga kõik on palju sügavam, kui meie sellest aru saame. Inimesed sattusid äkki olukorda, mida nad pole varem kogenud ja käituvad nagu peata kanad, andes olukorrale halba hoogu juurde. Kuidas me siis peaksime elama ja olema ning mida tegema? Minu õpilased, teil on ju kõik juhendid käes. Nüüd on vaja ainult neid realiseerida. Mitte keegi teie eest ei saa midagi ära teha. Teil on vaja ise endana kehtestada, mitte maailmale peale lennata ja hakata seda sunniviisiliselt väliselt muutma, vaid hoopis minna enda sisse ja leida üles oma vägi ja seda enda peal rakendada. Pidage hästi meeles, et maailma saab muuta. Seda te väga tahate, kuid muuta saab ainult läbi iseenda. Veel kord, ainult läbi iseenda. Aastate jooksul olete pidevalt kuulnud minu suust, et teie elu ja õnn on teie sees, mitte väljaspool. See tähendab ametnike käes. Jätkame ametnikud rahule. Nemad teevad, mis on nende pädevuses ja teie teete, mis on teie pädevuses. Teie tegelete iseendaga. Muutudes paremuse poole, annab igaüks maailmale paranemise väikese võimaluse. Kuna teiesuguseid on palju, siis tahes-tahtmata te mõjutate maailma liikumist positiivses suunas. Teil on vaja teada ja kindlalt meeles pidada, et mitte miski ei juhtu kogemata, juhuslikult, vaid kõigel on oma eesmärk ja ülesanne, miks nii juhtub. Ka antud olukord pole juhus, vaid teenib väga kõrget eesmärki. Inimrassi arusaamist inimlikul tasandil. Me oleme unustanud ürgsed tõed, ühtekuuluvuse, kaastunde, sallivuse, armastuse kõige ja kõigi vastu. Inimkond on muutunud, kõike saada tahtvaks monstrumiks, vahendeid valimata. Ja selle tulemusel olemegi tupikus, kus edasi pääsu need mitte olevat. See tee viib meid maa hävitamisele ehk meie tõelise kodu hävingule. Pöörakem siis vabatahtlikult ots ringi oma mõtetes ja tegudes. Aga nagu te kõik aru saate, inimkond siiski pole valmis vabatahtlikult otsa ringi pöörama. Meist kõrgematel jõududel. Ärge olge nii lollid, et arvate olevat ainus mõtlev liik. Meist kõrgematel jõududel tuli kasutusele võtta meetmed, et me seda siiski teeksime. Hästi, teeme siis. Praegu pole veel kõik kadunud. Meile on antud võimalus suunda muuta, jah, kuigi väga kalli hinnaga. Mis on siis see, mis aitaks olukorda parandada? Ülesanne seisneb igas ühes isiklikult, igas ühes endas. Pidage meeles, teisi muuta ei saa. Kordan. Maailma saab muuta ainult läbi iseenda. Ärge hakake oma tõdesid teistele pähe määrima, see ei toimi. Mida konkreetselt teha? Loomulikult iseendas.
Kui te avastate end surmahirmu käes olevaks, siis tuletage meelde, mida olen loengutel rääkinud. Surma ei eksisteeri. Ei ole midagi, mis äkki otsa saaks, vaid alles jääb alati nähtamatu energeetiline vorm. Inimeste puhul on selleks vormiks ülima poolt loodud. Hing. See, mis on igavene. Mis keha maha jättes elab edasi ja avardub kõikjale koos kogu omandatud teadmiste ja kogemustega. Nüüd pidage meeles. Surmahirm on ainult tunne, mida saate kogeda ainult kehas olles. Et see sõna otseses mõttes teid ära ei tapaks, on vaja selle tunde vibratsiooni muuta. Ja sedagi saate teha ainult kehas olles. Põhjus lihtne, sest teispoolsuses seda pole. Lausega mina kogen praegu surmahirmu tunnet. Ütlete seda 5 või 6 korda ja ainult siis, kui tunnete hirmu. Päeva jooksul 2 või 3 korda. Tunde olemasolu või aktiivsuse korral. Kui olete üksi, saate seda öelda kõvasti, sest valjult öeldes on mõju tugevam. Avalikus kohas kõvasti mitte öelda, sest siis võite leida end seevaldis. Kordan veel korra üle lause. Mina kogen praegu surmahirmu tunnet. Niimoodi saate muuta kõik negatiivsed tunded ümber. Viha, raevu, sallimatuse, süüdistamise, kritiseerimise, teiste väärtustamatuse, halvustamise ja nii edasi. Mis käesoleva pandeemiani viis. Kuna kõik tunded loovad meid endid, on suur tahtmine vahendeid valimata, midagi saada suur. Kui vaatate enda sisse, siis leiate sealt igaüks oma võimuihaluse, iga hinna eest maailma valitsejaks olemise ihaluse. Seda ihaleb Hiina kõige enam. Ja sellega ta hävitab oma riigi rahva taandarenguni. Materiaalsete väärtuste tahtmisihaluse. Vajadusepõhine soov ei tekita haigust. Kui tegelikkust vaadata, siis oleme jõudnud punkti, kus harjutame aktiivselt ühekordset kasutamist ja maaressursside kolossaalset hävitamist, karjudes samal ajal, et ei jätku. Meie saada tahtmised olla valitseja, mitte lubades teistel kaasa rääkida, olla parim ja parim teisi kritiseerides, ahnitsedes, mitte vajades, olla hoolitud, mitte teistest ise hoolida, olla hoolitsetud, aga teiste eest mitte hoolitseda, saada, aga mitte anda. Sellega viime energiat tasakaalust välja, nii endas kui ka keskkonnas. Universum püüab alati tasakaalu poole, aga kui liikumine on ühepoolne ja tasakaal puudub, siis lähed eksistentsiaalse taseme vastu ja hakkad hävitama. Antud olukorra puhul inimesed surevad. Palun teid, mitte lasta end paanikal käima tõmmata, sest siis teete olukorra endale halvemaks. Paanikapõhine tunne on hirm ja see liigub teie kehas mööda neeru meridiaani. Neerud on seega kõige olulisemad organid, sest teie elu essents ehk jõud asub neeru pealsetes. Hirm kulutab ehk raiskab teie elujõudu, lühendades eluiga. Samuti olete kättesaadavam haiguste tekitajatele. Hirm tuleb ümber teha. Mina kogen praegu hirmutunnet. Te võite kasutada kõiki energiaid, muutvaid võtteid, mida olete omandanud vaimsest arengust. Aga muuta tuleb ainult negatiivseid tundeid, sest need loovad kehas appelise keskkonna.
Happelist keskkonda vajavad kõik viiruslikud tõved, sest nad saavad siis paljuneda. On ilmselgelt teie enda teha, milline keskkond teie sees on. Tasakaalutus ehk negatiivsus on hüppelaud kõikidele haigustele, kaasa arvatud taandarengule. Soovite maal oma hingelist arengut jätkata, peate tegema valiku hea ja kurja vahel. Seda peate teie ise tegema. Teiste valiku tegemine teie sees ei toimi. Praeguse pandeemia mõju ei puuduta lapsi, sest me pole veel jõudnud neid saama imuliseks õpetada. Nad on loomu poolest veel elurõõmsad. Võtkem siis lastest eeskuju elamiseks ja olemiseks. Võib-olla saame ehk meiegi inimesteks suure algustähega. See, mida praegu kuulsite, on minu elust arusaamise tõde. Teil on oma tõde. Teil on vaba valik siit midagi endale noppida või mitte. Sundust pole. Minu tõe või üldse teiste tõdede mahategemine ja valeks kuulutamine tähendab tahta olla jumalaks maa peal. Kuid me seda ju pole. Selle tahtmise sees peitub haiguseidu, ettevaatust. Armastan teid kõiki ja sallin sellistena, nagu olete, pealaest jalatallani. Soovitan teil enda suhtes sama teha. Lisan veel paar väikest nippi. Esmalt. Kasutage eeterlikke õlisid nina alla panduna, sisse hingamiseks ja nahavigastuste korral. Eeterlikud õlid täidavad looduses immuunsüsteemi rolli ja sobivad ka inimestele, välja arvatud allergiate korral. Teiseks. Kasutage enesesisendust. Minu immuunsüsteem on võimeline mind kaitsma ja terve hoidma. Toimib siis, kui te seda tõeliselt usute. Öelda 2 või 3 korda päevas. Kõik, millesse usume, loob meie kogemise ja elu. Maie Kaate välja taga. 7. aprillil 2020. Luges Chanda.